See on hea küsimus. Tegelikult võib-olla see vastus on päris kauges lapsepõlves, sest kui ma mäletan, see oli teises klassis, kui küsiti, et kelles keegi tahab saada. No siis olid need poemüüjad ja autojuhid ja kõik see. Ja mina mäletan, et öeldi, et need, kes ei taha nendeks saada, istuge sinna eraldi ja meid sinna eraldi istus vist 3 last ainult. Sest mina tahtsin saada kirjanikuks või kosmonaudiks. Ja hiljem siis, kui juba tuli see leedu keele huvi ja olid suurem ja niimoodi hakkasid juba aduma, et mis see maailma elu on, siis sai mulle selgeks kohe kindlasti, et kirjanikku minust ei saa, kuigi iial ei või teada, on ju. Aga see huvi raamatute ja kirjanduse vastu on olnud lapsest peale hästi sügav ja see tundus mulle kogu aeg, ma mäletan tõlkeraamatuid lugedes, tundus nii põnev, et aga kuidas see originaalis on, et näed, ta on niimoodi öelnud, et äkki oleks saanud kuidagi teisiti öelda. Et see oli mõnes mõttes hästi loomulik areng, et see nii läks. Väga sageli ma Leedus käies muidugi, tähendab selles mõttes alati Leedus käies, külastan raamatupoode. Tavaliselt ma juba surfan ette internetis, et mis on ilmumas, valin juba ette, mida ma tahan osta, suhtlen kirjastuste ja kirjanikega otse. Igal aastal käin ma Vilniuses raamatumessil. Et sealt ma tulen alati kohvritäitega kohale Eestisse jälle ja valin ma põhimõtteliselt ikka silmas pidades Eesti publikut, et mõeldes, et mis võiks siinsele lugejale huvi pakkuda ja siis pakun kirjastustele ja muidugi vahel on ka vastupidi, kirjastused pakuvad mulle. See ära õppisid on muidugi hea küsimus, et ma arvan, et ma seda veel õpin, aga ma hakkasin leedu keelt õppima 89. aastal, kui ma sattusin sinna tudengi malevasse ja seal ma muidugi veel niimoodi otseselt ei õppinud, aga tekkis huvi ja soov ja sealt ütleme tõsisemalt juba ülikooli kursusi hakkasin ma külastama 91 ja sealt ma läksin juba edasi Vilniuse ülikooli ja nii see elu läks. Kõige toredam on see seisund, mida ma ei oska õieti kirjeldada, see on mingi nagu mingisugusesse vaakumisse minek, kui sinu ümber ei ole enam mitte midagi ja ongi ainult see tekst ja sina. Ja siis et põhimõtteliselt sa töötad ja ainult või sa elad, hingad selle nimel, et see tekst saaks valmis või see tundub selline piinarikas, mida ma praegu kirjeldan, et vastupidi, et see on selline täiesti teistlaadne meeleseisund, et selle vahepeal võid sa käia teha ära oma päris tööd nii-öelda, mis sul on igapäevaselt, see seisund ei kao, aga kui see seisund tuleb, et mul juba kolleegid ütlevad, et mul on täiesti teistsugune silmavaade sel ajahetkel, et kui ma olen selles seisundis, et jah, see on ja nende raskete tekstide puhul ka vastete leidmine, et teinekord ma näiteks näen unes, siis ärkad kähku üles, kirjutad üles, et mis siis oli või hommikul niimoodi, et minu meelest on tõlkimine üks kõige lahedamaid töid maailmas.